Tere tulemast vaatama videoloengut pealkirjaga Euroopa Liit ja rändekriis. Inimesed on rännanud läbi kogu ajaloo, aga kui selle rände põhjustab sõda või looduskatastroof ja neid inimesi on palju, tekib kriis. Viimane kriis, mis Euroopa Liitu väga otseselt puudutab, sai alguse aastal 2015. Kuhu see on jõudnud, mis sellest on õpitud ja kuidas see edasi kujuneb, sellest räägime täna Kari Käsperiga, Eesti Inimõiguste Keskuse juhatajaga. Tervist! Tere! Lii Pärn, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik. Tervist! Tere! Ja Gert Valdaru, Sisekaitseakadeemia rändeekspert. Tere! Tervist! Gert, kas Euroopa Liit oleks saanud midagi teha, et sellist rändekriisi üldse algusest peale ära hoida? Kindlasti oleks saanud rohkem teha, aga ma kohe pannaks omapoolse täpsustuseks. Siin arutelud on käinud väga pikad, et millal see rändekriis ikka siis alguse sai, kas eelmine aasta või varem. Ja ühe sellise enim levinud staatumina on välja toodud ka seda, et ikkagi rändekriis sai alguse juba circa 6 aastat tagasi, aastal 2010 lõpp, kui Süürias algas sõda. Ja nagu me täna teame, ka täna oli uudistes, et endiselt see sõda käib, ei suudeta kokkuleppele jõuda ühelt poolt siis Al-Assadi ja Venemaa poolt, teiselt poolt siis ütleme edumeelne maailm ja demokraatlikum maailm. Nii et seda rändekriisi on olnud circa 6 aastat ja seda on oluline selles mõttes rõhutada, et kui Euroopa Liit oleks monitoorinud paremini, kuidas Süüriast hakkavad liikuma inimvood, siis ma arvan, oleks saanud ka kiiremini reageerida. Nimelt tänaseks on Süüriast lahkunud circa 4,7 miljonit süürlast. Nad on peamiselt kõik seal lähiregioonis, Süüria lähiregioonis, Türgis circa 2,7 miljonit, Liibanonis 1 miljon ja circa 700 000 Jordaanias. Ja see 2,7 miljonit ei ole tekkinud üle öö. See ongi selle 6 aasta jooksul tekkinud Türki, nii et kui Euroopa Liit oleks paremini monitoorinud ja analüüsinud, siis oleks ka aru saanud, et massid liiguvad Euroopa Liidu poole. Aga kuidas siis on nii, et Euroopa Liit sisuliselt teinud midagi? Ütleme nii, et Euroopa Liidu jaoks hakkas tekkima probleem 2015 märts, kui Erdogan ütles, et tema enam ei hoia piire lahti Süüriaga. Ta ei jaksa enam süürlastega üksi toime tulla. Alguses täna tagantjärgi võib ütelda, et Euroopa Liit ei võtnud toru lihtsalt. Et need 2015 hüüded, mis Erdogan andis märku, et me oleme pannud sinna miljardid juba süürlastega tegelemisse, Euroopa Liit ei reageerinud. Ja võib selline irooniana või kurva iroonia välja ütelda, kui 2015 märts, seda statistiliselt on väga hea vaadata, Erdogan ütles, et ta paneb nüüd piiri kinni Süüriaga, siis teiselt poolt ta tegi piiri lahti Egeuse mere poole pealt ja need paadipõgenikud hakkasid kõik Euroopa Liidu poole liikuma ja mis saavutas tipu siis 2015, kui circa 200 000 paadipõgenikku tuli kuus üle. Nii et Euroopa Liidul oli võimalik varasemalt juba Türgiga läbi rääkida, aga Euroopa Liit ei võtnud seda teemat tõsisemalt ja meil oleks olnud ka aega nagu valmistada siis paremini välispiiride kaitsega, samamoodi ka mehhanismid juba Euroopa Liidu sees, et need, kes tulevad, et kuidas paremini ümber paigutada, identifitseerida need, kes tulevad siia, et kellega on tegu ja mitte lasta siis neid Euroopa Liidu peale laiali. Nii et võimalusi oli. Lii Pärn, Eesti võtab samuti siis põgenike vastu, nii siis ümberpaigutamise kui ka, kuidas see teine oli, ümberasustamise kaudu, need 2 erinevat terminit. Millised võimalused on näiteks Süüriast põgenenud inimestel Eestis saada endale uus kodu? Ja, et ma võib-olla alustan laiemalt, et sa mainisid siin 2 terminit, ümberpaigutamine ja ümberasustamine. Need on meediast väga tugevalt läbi käinud ja oluline on neid eristada, et ümberpaigutamine eelkõige rahvuskaitset vajavate inimeste näiteks Eestisse toomine Euroopa Liidu seest, ehk siis Itaalia Kreeka abistamine. Ümberasustamine on aga kolmandatest riikidest, ehk siis pagulaslaagritest kaitset vajavate isikute abistamine. Ehk siis 2 terminit, üks on kolmandatest riikidest, teine on juba Euroopa Liidu siseselt. Eesti on nüüd avaldanud valmisolekut 2 aasta jooksul, 2016-17, võtta vastu kuni 550 rahvuskaitset vajavat inimest ja seda nii ümberpaigutamise kui ka ümberasustamise raames. Täna me oleme Kreekast võtnud omal isikuid ja muuhulgas ka Türgist, siis Kreekast ümberpaigutamise raames ja Türgist ümberasustamise raamest.
Kas tundub, et me selle 550-ga saame 2 aasta jooksul hakkama, sest praegu me oleme just võtnud neid vist alla 100 alles, et see number ei ole väga suur. Praegu circa 77 rahvuskaitset vajavat inimest kokku. Jah, selles suhtes, et jah, meil on omad plaanid siseriiklikult kenasti paigas, mida monitooritakse, Vabariigi Valitsuse tegevuskava on paigas, toimuvad asutuste, allasutuste ja ministeeriumite vahelised perioodilised kohtumised, kus vaadatakse, kui kaugel selle tegevuskava täitmisega ollakse. Konkreetsed igakuised numbrid on meil paika pandud, mis on meie võimekus vastu võtta ja selles tempos me liigume ja loomulikult eeldusel, et see meie arv saab täidetud. Kari Käsper, rändekriis ja siis põgenike vastuvõtmine, enda reisimine toob kaasa paratamatult ka palju inimõigustega seotud küsimusi. Millised on need kõige võib-olla põletavamad, millega põgenikud kokku puutuvad? No üks asi on see, et muidugi õigus küsida varjupaika ongi inimõigus. Et tegelikult need inimesed, kes nad siia saabuvad, need kasutavad ühte seda universaalset inimõigust, mida neil on. Ja meie kohustus on seda õigust austada ja võimaldada. Aga kui nüüd rääkida nendest inimestest, kes siia saabuvad, siis eks nad puutuvad kokku paljuski nende samade väljakutsetega, millega ka Eesti inimesed puutuvad kokku, kes on siis kuidagi kas siis vähemuses või ma ei tea, teistsuguse nahavärviga, soolised erinevused ja nii edasi. Eks muidugi ole pagulaste hulgas igasuguseid inimesi ja seal on oma väljakutseid, aga ma nagu ei eristaks seda inimõiguste väljakutseid väga tugevalt sellest, millised on meie üldised inimõiguste väljakutsed, sest põhimõtteliselt inimõiguste mõte on ju see, et nad kõikidele võrdselt kehtiksid. Ma korra täiendaks Karit, et kui me räägime rändekriisi valguses inimõiguste aspektist, siis üks lisaks sellele, mis Kari nagu välja tõi, aspekt on kindlasti ka see, et kas isikuid tohib välja saata Türki tagasi, et nimelt isikuid ei tohi tagasi saata sinna riiki, mida ei nimetata turvaliseks kolmandaks riigiks. Ja ühelt aspektist nüüd käibki ka nagu arutelu selle üle, kas Türgi, vaadates, mis Türgis toimub, kus inimõigustega on veidi teistmoodi kui Euroopas, väga kergekäeliselt kiputakse tõlgendama tänase võimu vastaseid terroristideks, olgu selleks siis ajakirjanik, olgu selleks opositsiooniliige, siis kas Türgi on ikkagi kokkuvõttes see kolmas turvaline riik, kuhu tohib inimesi tagasi saata. Et tänasel päeval on tõesti Euroopa Komisjon on seisukohal, et ta on turvaline riik, et seal tagatakse pagulastele või siis põgenikele need tingimused, et nende elu ei satuks ohtu ja ei taga kiusata, kuid inimõiguste organisatsioonid on ikkagi tõstatanud sellise küsimuse, et võib-olla siin Euroopa Liit liiga pehmelt tõlgendab. See ei ole ainult see teema, vaid see küsimus on ka selles, et kas riigid üldse, nagu Türgi või need Euroopa Liiduga piirnevad riigid, tohivad takistada inimeste õigust lahkuda sellest riigist. Et see on ka üks inimõigus, et minul ja teil kõigil on õigus Eestist iga hetk lahkuda. Ja igal teisel inimesel on samuti õigus lahkuda ükskõik millisest riigist, kus ta viibib. Ja kui Euroopa Liit ja Türgi sõlmivad omavahel leppe, mille kohaselt Türgi takistab selle õiguse kasutamist, siis võib tekkida küsimused, et kas need takistused on õiguspärased ja proportsionaalsed ja kas see on mõistlik niimoodi inimeste liikumist takistada. Et me teame ju küll, kuidas nõukogude ajal oli vaja väljasõidu, eks ole, viisat. Me ei tahaks, et inimesi ju sellisesse olukorda ka tänapäeval panna. Tuleme Türgi juurde kohe tagasi, aga ma küsin veel, et Kari, kuidas on juhtunud nii, et inimesed, kes põgenevad sõja eest, kodud on pommitatud, nende elu on kõik rikutud ja siis on üks väike Eesti, kus hulk inimesi mõtleb, et on küll vastikud inimesed tahavad siia tulla. Kus tekib selline viha nende vastu? No ma arvan, et seal on igasuguseid põhjuseid ja meedia ja muid teemasid, aga ma arvan, et siin on lihtsalt 3 lihtsat küsimust, mida igaüks võib endale ise püstitada. Et esiteks, kas me tahame, et lubada Eestisse elama välismaalasi? Ma arvan, et jah, et ükski riik ei saa olla täiesti piire kinni panna. Teiseks, kas me tahame, et nende välismaalaste seas oleks ka pagulased, ehk siis inimesed, kes põgenevad mingisuguse tagakiusamise või sõja eest. Ja 3. küsimus on see, et kas me tahame olla rassistid, selles mõttes, et kas me tahame teha vahet nende inimeste vahel, keda me Eestisse lubame, tulenevalt nahavärvist või usust.
ja kui me vastame nendele küsimustele selles mõttes moraalsest ja õiguslikust seisukohast ühtemoodi, ehk siis me ütleme, et jah, me tahame põhimõtteliselt, et Eestisse tuleb välismaalasi elama, me ei taha seda kuidagi oluliselt takistada, et jah, me tahame ka olla valmis pakkuma abi nendele, kes seda vajavad ja me ei taha diskrimineerida inimesi nende siis päritolu tõttu või muude omaduste tõttu, siis ei ole nagu oluliselt muud ratsionaalset põhjendust, miks neid inimesi mitte vastu võtta. Aga asi läheb siis sellele, et me ju väga sageli ühiskondlikus diskussioonis ei kasuta alati ratsionaalseid argumente, vaid meil on emotsionaalsed argumendid. Ja emotsionaalsed argumendid põhinevad hirmudel, eelarvamustel, vähesel kokkupuutel teistsugustega ja see on iga nii Eesti poliitiku, ametniku, vabaühenduste tegelase, akadeemiku ega muu, ütleme teadlase ja kõikide ühiskonnaliikmete vastutus, et mitte sellises olukorras emotsionaalseid argumente kuidagi rõhutada või nendele hirmudel mängida. Ja meedial on siin ka väga oluline roll, sest et kui vaadata, kust inimesed infot saavad, siis see üldiselt on läbi siis televisiooni ja interneti ja kui me vaatame, milline info sealt nende inimeste kohta inimesteni jõuab, tavainimeseni jõuab, siis sageli see info on väga ühekülgne ja see on eelkõige seostab neid inimesi igasuguste julgeolekuohtudega, mis paratamatult tekitab inimestes hirmu. Nii et ma arvan, et kui iga osapool oleks vastutustundlikum, siis oleks võimalik ka seda olukorda kindlasti palju, ütleme, neid hirmusid, ka alusetuid hirmusid oleks vähem. Ma arvan, et see on ikkagi oluline rõhutada ka veel seda, et kui me räägime eelmisest aastast ja sellisest väga suurest sisserändest Euroopasse, et põgenikana tuli circa 1,3 miljonit, siis mis on juhtunud, on see, et selles rändekriisis võib-olla ongi saanud kõige rohkem pihta see pagulane. Pagulase puhul on tehtud kindlaks, et see inimene vajab kaitset, et tema elu võib sattuda ohtu või teda kiusatakse taga. Aga selle 1,3 miljoni sees ka neid suuri kaadreid, mida on näidatud meedias, seal ei pruugi üldse olla pagulasi. Et ma räägime siin täna kindlasti, et neid pagulasi on üle poole, aga peaaegu teine pool on need, kes on lihtsalt otsivad paremat elu ja nad ei põgene sõja eest. Ja nüüd need on kõik pandud ühte potti ja siis on ka pagulasi, öeldakse, et nad oleks nagu mugavusmigrandid või sellised majanduspõgenikud, kes põgenevad selle eest lihtsalt oma koduriigist, et saada kuskilt mingit paremat toetust või midagi muud. Nii et seda on ka oluline rõhutada, et tõesti me ei maksa eitada, et nende põgenike voogude sees ei ole kõik pagulased. Natuke juba sellest rääkisime, aga räägime võib-olla täpsemalt lahti ka. Lii Pärn, kui üks põgenik, kes on siis Eestis saanud pagulane, kes on siis Eestis on ju elukoha saanud, ta on siin olnud, aga tema see rahvusvaheline kaitse saab läbi. Aga samal ajal kodus ei ole veel sõda lõppenud. Mis siis saab? Me peame ta tagasi saatma sõjapiirkonda. Jah, et üldiselt rahvuskaitse valdkonnas, et kui isik on saanud kaitse, kas pagulastaatuse, rahvuskaitse jaguneb 2, nagu Gert mainis, pagulastaatus ja täiendav kaitsestaatus. Eks isik saab pagulastaatuse Eestis või kuskil mujal juhul, kui teda ähvardab tema päritoluriigis tagakiusukartus, näiteks rassi, usu, rahvuse, poliitiliste veendumuste, sotsiaalset gruppi kuulumuse pärast, ehk siis ta ei saa oma päritoluriiki tagasi pöörduda. Täiendava kaitse saajaks teine kaitseliik väljastatakse isikutele, kes ei saa pagulastaatus, kes ei kvalifitseeru selleks, küll aga ka tema ei saa oma päritoluriiki tagasi pöörduda, sest tema elu või tervis satub seal ohtu. Näiteks ähvardab teda surmanuhtlus. Need on 2 kaitsestaatust. Pagulastaatusele väljastatakse elamisluba 3 aastaks. Täiendava kaitse saajale 9 aastaks, et see on reguleeritud juba vastavalt Euroopa Liidu õigusele. Nüüd juhul, kui see 3 aastat või 1 aastat saab läbi, siis otsustatakse, Politsei- ja Piirivalveamet otsustab pikendamise üle, kas pikendada rahvuskaitset või mitte isikule. Ja kui pikendatakse, siis pagulastaatuse vastavalt 3 aastaks ja täiendava kaitse saajale 8 aastaks. Nüüd, kui selgub, et asjaolud on siiski ära langenud, et see isik ei vaja enam kaitset, siis elamisluba tunnistatakse kehtetuks, isiku väljasaatmisprotsess
algab vastavalt siis väljasõidu sissesõidu keelu seaduse kohaselt. Oluline rahvuskaitse valdkonnas non-refoulement põhimõte, ehk siis isikut ei saadeta päritoluriiki tagasi, kui teid ähvardab seal tagakiusukartus. Ma võin siin täpsustada, et põhimõtteliselt ongi ju pagulasele 2 lahendust lõpuks, sellist lahendust, mis aitaks tal oma eluga lõpuks edasi minna. Üks lahendus on see, et olukord siis tema päritoluriigis muutub. No me näeme ka Eesti puhul, et Eestist pagulased põgenesid teise maailmasõja ajal ja tulid 90ndate alguses paljuski, kas nemad või nende järeltulijad siia tagasi oma elu jätkama. Ja teine variant on siis see tõesti, et see inimene integreerub, lõimub kohaliku elanikkonnaga, ta saab alguses selle 3-aastase elamisloa, mingi aja, 5 aasta mööduses tekib tal õigus taotleda alalist elamisluba ja siis ka lõppkokkuvõttes kodakondsust, et see on nüüd see teine lõplik lahendus sellele pagulasele, et tal on kindel oma staatuses, ta teab, et ta on Eesti kodanik, ta osaleb siin ühiskonnas sama võrdselt teistega ja see aitab kõige paremini tema õigusi lõpuks kaitsta ja aitab ta tuua välja sellest ebakindlast olukorrast, mida see pagulastaatus tahes-tahtmata talle tekitab. 2016. aasta märtsis sõlmis Euroopa Liit Türgiga lepingu, oleme sellele me vahepeal viidanud ka. Mis selle praegune tulemus on 2016 lõpus? Kas me saame öelda, et selline kõige põletavam kriis on tegelikult läbi ja võime olla kindlad, et see olukord stabiliseerub? Aus vastus on see, et me ei saa kindel olla. Positiivne selle lepingu puhul on see, et seni on Türgi kokkuleppest kinni pidanud, et ta on oma piiri valvanud. See on vähendanud märkimisväärselt ka siis selle üle Egeuse mere Kreekasse tulemist. Kui eelmine aasta tuli Türgist Kreekasse circa 800 000 inimest, siis see aasta me räägime alla 200 000 inimese, kes on tulnud. Et päevas, aga endiselt vaikselt tuleb päevas seal kuskil alla 100 inimese. Aga kui me vaatame nüüd Türgi juhi Erdogani käitumist, mis on ikkagi väga ette arvamatu, et siin ma arvan, iga kuus ta korra ründab Euroopa Liitu, kus ta ütleb, et Euroopa näiteks pagulaspoliitika on rassistlik või ei ole nagu piisavalt, ei kohelda hästi sõjapõgenikke ja ta soovib endiselt saada ka viisavabadust Euroopa Liiduga. Siin just paar nädalat tagasi ütles Türgi välisminister, et otsustame nüüd ära, kas tuleb viisavabadus või mitte. Ja kui viisavabadust ei tule, mis selle lepingu raames nagu lubati ja algselt pidi ka juba juunikuusse tulema, siis me vaatame selle rändelepingu, ütles Türgi välisminister, me vaatame selle rändelepingu uuesti üle ja ütleme selle üles, justkui vihjates, et olge siis valmis uuteks laineteks Euroopa suunas. Nii et tänasel positiivne uudis on see, et kindlasti Euroopa Liit saab olema, kui nüüd peaks juhtuma, et Türgi teeb uuesti oma piiri lahti, siis seekord ollakse juba paremini valmis selliseks uueks rändesurveks, aga olukord muutub kindlasti keerulisemaks, kui ta täna on. Kari Käsper, kas me võiksime midagi positiivset ka sellest rändekriisist õppida? Kas Eesti muutub tegelikult võib-olla siin pikemas perspektiivis paremaks riigiks? Muidugi. Ma ikkagi ütlen, et meil on võib-olla selle rändekriisist rääkimisest ja sellest kõigest selle varjus on jäänud tähele panemata need olulised positiivsed saavutused, võib-olla ajaloolised sammud Eesti kui riigi jaoks. Näiteks see sama ümberasustamises osalemine. Sellest on räägitud aastaid, et Eesti võiks anda oma panuse humanitaarsete probleemide, ütleme selle pagulaste probleemide lahendamisele, et võtta kuskilt pagulaslaagrist kas või väga piiratud arvu peresid või inimesi, kellele pakkuda abi sellisel viisil, sest et see tegelikult on kõige kindlam lahendus, et ära hoida neid ohtlikke üle Vahemere laevareise, kui inimestel on võimalus otse pagulaslaagrist Euroopasse tulla kontrollitult ja niimoodi, et meie teame, kui palju inimesi tuleb, millisel ajahetkel ja me oleme ise seda protsessi juhime. Ja see, et Eesti ikkagi lõpuks sellises protsessis osaleb, on minu meelest Eesti riigi jaoks, Eesti ühiskonna jaoks ajalooline saavutus, et seda me alles hiljem vaatame, kuivõrd oluline tegelikult see oli, et me seda teeme. Ja teiseks, minu meelest on ka väga positiivne olnud Eesti inimeste laia, ütleme, enamuse Eesti inimeste suhtumine ja ka Eesti riigi ja riigi ametnike suhtumine, kes küll pikka aega enne
olid peitnud oma pea, eks ole, liiva alla, aga nüüd, kui asi läks tõsiseks, võtsid nad tõesti ennast kokku, tegid plaani ja täidavad seda plaani niimoodi, et me näeme, et need lahendused inimestele tekivad. Ja kui me võrdleme kas või Läti või Leeduga, kus need ümber asustatud ja ümber paigutatud inimesed on osaliselt lahkunud või lahkumas, siis Eestist tänaseks veel kedagi lahkunud ei ole, võib-olla mõned lahkuvad, aga me teame, et valdav enamus ka nendest, kes siia on tulnud, on ka siia jäänud. Nii et see juba on ka positiivne. Tõmbame sellele teemale joone alla. Mis on võib-olla kõige olulisem mõte, mis Euroopa Liidu ja rändekriisist rääkides ja meie vestlusest võiks kõlama jääda ja mille üle võiks ka meie vaatajad pärast edasi mõelda? Minu meelest kõige positiivsem pool on see, et ma korra Karit nagu täiendan siin ja võtan samas ka kokku siis, et see rändekriis näitas, et me oleme ikkagi eurooplased, mis eurooplased. Siin kohati võib-olla siin meedias ka püüdeti ütleb, see ei ole euroopalik käitumine, kuidas Eesti nagu käitub, et ei võta kiiresti inimesi. Et minu meelest me näitasime esiteks, et me oleme eurooplased, mis eurooplased. Teiseks me näitasime seda, et Euroopa Liidus on võimalik enda soove ja tahtmist peale suruda ja Euroopa Liit arvestab riigi soovidega, sest meie nagu ütlesime, et me tahame väga põhjalikult ümber asustatute, ümber paigutute puhul vaadata, kellega on tegu, keda Eestisse paigutatakse ja me ei võta umbropsu neid inimesi ja seda meile ka Euroopa Liidu poolt võimaldati. Aga lõpu poolt ma tahan nagu ikkagi seda ütelda, et kui meil on terminid endiselt on veidi kipuvad sassi minema, kes on põgenik ja kes on pagulane, siis tuleb ütelda seda, et iga pagulane on põgenik, aga iga põgenik ei ole pagulane ja me peame austama või me võiksime ikkagi austada ja see on meie kultuuriruumile omane, et aidata pagulasi, kes põgenevad sõja eest, kes põgenevad ohu eest oma elule ja minu meelest Eesti on väga ilusti käitunud siin just nende pagulastega. Jah, Tiiber. Lõpetuseks selline mõte, mis võiks kõlama jääda. Jah, et võib-olla see, et ümberpaigutamine, ümberasustamine Eesti jaoks uus protsess, aga me ei tohi unustada, et tegelikult rahvuskaitse saanud inimesed on juba Eestis väga pikka aega olnud, et alates 97. aastast kuni käesoleva ajani on rahvuskaitse taotlusi tavarände korras Eestil esitatud üle 800. Kaitset on saanud circa 300 isikut, ehk siis tegelikult pagulased ja täiendav kaitse saajad, koondnimetus rahvuskaitse saajad on Eestis viibinud juba üsna pikka aega. Lihtsalt see ümberpaigutamine, ümberasustamine natukene teistsugune protsess, mida Eesti esmakordselt teeb. Samas, nagu Gert ütles, tegelikult elu on näidanud, et meil on õnnestunud Euroopa Liidus oma protsessid paika panna, neid järgida, ehk siis see läbi põhimõte on see, et me toome isikuid Eestisse ümberpaigutamise, ümberasustamise raames vaid sellisel juhul, kui me teame, et nad on kontrollitud, et me oleme ise saanud koha peal, vastavalt siis kas Itaalias, Kreekas või Türgis neid kontrollida, julgeolekukontrollid ära teha, veenduda, milliste inimestega tegemist on ja alles siis, kui nende kaitsevajadus on selgeks tehtud, Eestisse nad ka tuua, veendudes, et nad vajavad reaalset kaitset. Jah, Kari, viimane lõpetusmõte. Ma arvan seda, et ütleme, sündmused, mis ei sõltu Eestist, veeretavad meie ette igasuguseid olukordi. Ja meil on siin alati valikud, kuidas sellesse olukorda esiteks suhtuda ühiskonnana ja riigina ja kuidas seda lahendada. Me võime omavahel minna tülli, me võime hakata teineteist süüdistama, Euroopa Liitu süüdistama, hädaldama ja ütleme siin vaenutsema, aga sellest ei ole olulist abi, sest et see olukord püsib sellest hoolimata edasi. Teine lahendus on olla konstruktiivne ja võtta sellest lahendusest parimat, vaadata, kuidas tegelikult seda pagulaste tulekut või suurema arvu pagulaste tulekut saaks Eesti enda jaoks huvitavalt ära kasutada, kuidas see aitaks näiteks meie majandusse tuua uusi teadmisi, uusi oskusi, kuidas see aitaks avardada meie inimeste silmaringi, kuidas see aitaks viia kurssi meid üldse sellega, mis mujal maailmas toimub ja millised väljakutsed meil ees seisavad. Nii et ma arvan, et kõik oleneb sellest, kuidas me ise sellesse suhtume. Kui me suhtume sellesse, võtame sellest nagu positiivse, siis me saame sellest ka kasu. Kui me näeme seda ohuna ja tunneme ainult muret, siis ei ole rahul ei need pagulased, kes siia jõuavad, ega ka meie inimesed ise. Tänan teid nende heade mõtete eest, tänan ka teid vaatamast ja kaasa mõtlemast ning vaadake palun ka kindlasti meie teisi videoloenguid. Aitäh!